Tere, hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis ja valmistan huvitavat ja maitsvat toitu. Täna õhtuks teen ma ühe paa toitu köögiviljadest ja siin on värske selle aasta kapsas ostetud kaubandusest. Need on sellistes suurteks viiludeks või tükeldatud. Muidugi üks sibul, 150-200 grammi on suitsusinki, 3 porgandit on tükeldatud, peenestatud, pool kaalikat, kuskil 500 grammi ja 4-5 kartulit on puhastatud ja peenestatud. Neid ma panen kõik ja maitsestan muidugi soola, pipraga ja veel mõningaid maitseaineid juurde. Ja need ma kõik panen siis nüüd kordamööda multikeetjasse. Kõige enne ma panen natukene õli, siis ma toiduõli põhja, poti põhja, siis ma muudan klaasjaks, kuumutan klaasjaks selle sibula ja singitükid praadimise režiimis ja siis ma hakkan korrast laduma peale porgandi, isegi natuke kuumutan porgandit ka ja siis kaalika ja lõpuks kihikartuleid ja siis ma kallan kuskil pool liitrit julgelt vett, soola, pipart ja muidugi unustasin enne loorbeerilehe ka. Ja siis mul panen kaane kinni ja tund aega ja on mul õhtusöök perele ühe paa toit valmis. Ja siin ma panen kõige enne talle peale režiimi ja nimelt praadimise režiimi. Vene keeles on ta sarka, sealiha, 25 minutit ja ma panen ta sooja. Nüüd panen kaane kinni. Nüüd ta läheb kohe see plaat allab tuliseks ja pott läheb ka tuliseks. Ja siis ma panen talle sisse natuke toiduõli ja kordamööda sibulat ja nii edasi hakkan sisse laduma. Ja natuke praegu kuumutan sibulat siin. Nii, nüüd on plaat soe. Ma kallan talle sisse õli natukene. Ja siis ma panen talle kuumutamiseks sibula. Ja panen kaane kinni korraks. Nagu te kuulete, praadime nüüd käib. Sibul juba klaasistub kergelt. Enne ma unustasin ütelda, et mul on hautatud liha rasvaga ja seda ma panen ka siia sisse. Kuna pere tuleb töölt, on päev läbi tugevat toitu veel saanud, siis neile see väga meeldib, kuigi midagi tugevamat on sees liha asju. Ja siis panen muidugi need suitsusingid. Ja kuumutan neid. Esitõldes panen neile elu sisse ja kaan kinni jälle. Miks ma just kaane kinni panen? Sest kui on pott väga kerge, siis tal on nagu vedru lükkab teda ülespoole ja siis ei ole kontakti selle alumise plaadiga. Aga kui on kaan peal, siis on tugevam praadimine. Nii, nüüd ma vaatan, teen poti lahti ja vaatan, kuidas te siin see praadimine käib. Juba on selline ühtlane ilus. Ja nüüd ma tahaks panna siia sisse porgandi. Ja tahaks kuumutada seda porgandit ka veel. Selleks läheb ilmselt kuskil 5 minutit julgelt. Porgand on hästi selline tugev, ta tahab palju autamist saada. Jälle kinni ja 5 minutit julge. Nüüd on 7-8 minutit on ta nüüd kuumenenud. Ma arvan, et juba on hea. Porgand, liha. Ja siia ma panen peale nüüd kihikaalikaid. Nüüd ma enam ei sega kihikaalikaid peale. Ajan ta lihtsalt
nagu ühtlaselt laiali. Ja siis panen peale kihikartuleid. Samuti ajenda natukene laiali. Nüüd lõpetan praadisrežiimi. Lükkan sinat meena. Nii. Ja siis ma panen kõige peale, võin panna muidugi soola ka. Kartulit tahavad soola saada. Ma panen supilusikatäie, nii-öelda tugeva supilusikatäie, sest muidu kogu aeg on vähe. Kartulid ja kõik tahavad saada soola. Ja muidugi panen siis nüüd 2 loorberi lehte. Ja sektorites või jämeda lõikega värske kapsas, sest muidu ta keeb liiga pehmeks, kui ta liiga väikseks on tehtud. Vana kapsas võib peenem olla, aga värske on parem, kui nad suuremad tükid natukene on. Ja siis muidugi ka ajame ta enam-vähem laiali. Ja muidugi tahaks panna maitseainet ka talle. Maitseainet tahaks ka panna. Ikka kellel mis on, mis maitseainet keegi meeldib panna. Kes paneb tera musta pepart. Mina panen natuke peenikest. Nii. Ja nüüd ma panen talle vett. Ma panen siitma kõike, siin on mul purk on, lihapurk oli, kuum vesi on ta. No, pool purgist, see on siis, see 0,7 purk on. No, ehk aitab ka ei julge rohkem panna. Ja nüüd ei jää muud üle, kui paneme kaane kinni ja paneme talle siis nüüd teise režiimi. Paneme seni, kui tuleb see sealiha, kuna meil on liha. Ja teine asi siin on hautamine, kas auruga või teeme lihtsalt hautamise. Vaat nüüd on tušeenie vene keeles. Hautamine. Ja nüüd on, ta pakub 1 tunni ja panemegi stardi 1 tund. Nii. Vahepeal käia vaatamas ka, aga nüüd tunni aja pärast peaks olema see ühepatoit juba haudunud hautamise programmi peal. Ja siin on antud juhul, küll on jäänud kanaliha, aga sest ei ole midagi. Tund aega ja siis vaatame, kuidas on olukord. Ja nüüd on ühepatoit keenud tund aega ja siin ma nüüd võin juba segada ta läbi ja siis võib panna vaagnale ja lauale verele toidu. Tulge nautima minu ühepatoitu. Kui meeldis teile minu video, andke all kastikesse pöial ülespoole, siis peagi saate näha uut videot. Kohtume.